selleks, et võib-olla lähemalt vaadata kogu sellele aastale tagasi, siis panin ka mina kokku ühe toreda esituse koos piltidega, nii et saate mulle siis emotsionaalselt kaasa elada, küsimusi esitada, mõtteid jagada ja saame ka siis koos vaadata sellele aastale tagasi minu väikse prisma läbi ja siis kindlasti jagage pärast ka tagasisidet, et millised mõtted teile võib-olla kõige rohkem kajama jäid. Aga jah, kõigepealt siis vaadates, kuidas sellest kõigest nagu aastast siis läbi tulla, läbi närida, et oli väga huvitav aasta, siis mõtlesin ma tagasi sellel aastal sügavuti hästi palju oma nii-öelda reisile Nepaali, kus siis on maailma kõige kõrgemad mäed, kus tegelikult siis sündis väga palju minu võib-olla sihuke hingeline teekond sai alguse. Ja kõige siuksem rabavam võib-olla oligi see, kus tegelikult ma suutsin siis võtta ennast kokku ja minna sinna 2-nädalasele matkale. Ehk siis pärast keskkooli otsustasin, et ma lähen tõmban Eestist tuttu, mul on vaja rahu, vaikust ja puhkust. Sattusime Indiasse, mis muidugi ei olnud ei rahulik, ei vaikne, ei korras. Kõik oli täiesti segapudru ja kapsed. Ja siis ma mõtlesin, okei, kus on rahu ja vaikust? Äkki Nepaalis. Sõitsin ühe otsa piletiga Nepaali, piiri pealt ostsin viisa ja tundsin, et need mäed on midagi sellist, kus ma saan tõeliselt ennast vabalt tunda. Ja see tõeline nagu kutsumus tekkis siis mul pärast sükest, ma ei mõelnud üldse kuskil matkale minna, mõtlesin, ma lähen sinna, vaatan Mount Everesti ära ja tõmban Jehati siis ranna poole tagasi Indiasse. Aga juhtus hoopis see, et ma pidin ühe naisele minema pakikandjaks, ma olin siuke nii vaene, et ma sõin umbes seal küpsiseid ja kuigi Nepaal on tegelikult odav riik, aga ja, pidin pakikandjaks minema ja siis hoopis tuli see, et läksin ma hoopis sain ühe ilusa neiu kokku ja siis ta ütles mulle, et kuule, lähme koos rännakule 8 nädalaks. Ma mõtlesin, no ma ei tea. Aga siis me olin paari päeva pärast temaga koos jalutamas juba seal kõrguste poole. Tee peal leidsime siis paari päevaga endale teised toredad kaaslased ka, kellel oli giid, mis oli väga oluline. Aga mul olid sellised toredad nagu jalanud ka, siin on näha ka, et mul olid sellised saksa vanamehe jalanud, kuna mul on nii suur jalanumber, et see on nagu mingi suur lest, on ju. Et siis seda polnud võimalik nagu kuskil Nepaalis koha pealt osta, et kohalikud nagu jalanud on mingi 40 number, on ju, meestele. Et siis ma pidin sellised kasutatud jalanud ostma ja sellega tekkis see häda, et jalga tekkis nii suur auk, no reaalselt auk, et oli luud näha. Ja siis ma mingi tugev mees, on ju, Eesti mees, kangekaelne ka, ei ütle ka kellegile ja siis umbes paar päeva enne lõputõusu ma ütlesin, et kuule, mul oleks vaja abi, on ju. Ja siis nad on kõik suu ammule, et mis nüüd saab, et sa vist ei lõpeta seda küll ära. Aga siis tekkis mul see tunnetus, et miks mitte, et võtan ennast kokku ja pingutan. Ja reaalselt võtsin oma siis kodinad selga, mul oli suur seljakott ka, mingi üliraske. Ja siis üks päev enne, kui me jõudsime sinna viimasse vahepeatusesse, siis üks meie tore reisikaaslane pidi kahjuks helikopteriga siis tagasi lendama. Õnneks tal oli reisikindlustus 10 000 eurot, ise kandma ei pidanud, aga päris süke nagu ehmatav oli iseenda jaoks. Ja sealt edasi algaski siis ränk tõus, ehk siis me olime 4,5 kilomeetri peal, 4500 ja hakkasime siis hommikul 2 paiku tõusime, 2-3 vahel. Ja 4 aeg läksime siis tõusu ja pimedas, kõledas, kõik oli mingisugust udu täis. Sa ei saanud üldse aru, kus sa oled, mis sa teed, sa lihtsalt kõnnid üles mäge loodis. Ja siis hakkas nagu naeratus hakkas alla vajuma, ei suutnud kuidagi, ei suutnud, aga said aru, et okei, ma lähen veel. Ja niimoodi mitu tundi muudkui matkan ja siis üks hetk mingi 9 paiku oled kuskil keset nagu suurt mingit platood, mitte midagi ei näe. Kõik ütlevad, et see on nagu parima vaatega koht, sa oled lihtsalt nii kõrgel ja kõik on nii lähedal ja 800 meetrit mäed on kõik suurepärased koos. Ja siis istusime ühe pingi
pingi peale, see muidugi pinki ei olnud, mingi kivi künka peale ja lumega kõik kaetud. Ja siis sain aru, et mul vist nagu ei ole enam jaksu. Kuidagi, ma ei tea, kuidagi kõik oli nii tühi ja mul Eestis ei olnud midagi tagasi ootamas ka. Ma lõpetasin kooli ära, mõned toredad sõbrad olid, aga nagu kõik oli süke, meh. Ja siis ma vaatasin alla nagu kuristikku, mõtlesin, et tahaks nagu lennata, et ma ei tea, lähen ja mis siis saab, keda see huvitab. Ja siis nagu mingi hetk tekkis süke nagu dilemma, et vanaemad on mulle väga kallid ja siis mõtlesin nagu vanaemade peale, et kui nemad oleks minu kõrval seal hauakambri võib-olla ei ole, aga selle matustel oleks, et kuidas nemad tunneksid ennast. Ja siis see nagu lõi mingi pirni põlema, mis ütles, et ma kohe ei hüppa. Aga siis ma mõtlesin, et okei, aga nemad saavad ka üksteist sellest üle. Ja et mul lihtsalt oli, mul ei olnud ei vett ega süüa ja kõik oli nii raske ja kõik oli süke, Ja siis ma seal iseendaga dilemmas ja mõtlen, mida, kuhu edasi. Ja siis hüppas välja kuskilt kogu aeg, mingid inimesed käisid kiiresti mööda, kõik olid hullud treenitud, mina seal üksinda mingi loivan. Ja siis tuli mu ette üks giid, kes ütles, et mis sa siin istud, et istu seal nagu edasi mingi kohvik, et istu seal kohvikus, ja soe, jo teed, siis mingi et ma olen kuskil 6 tundi rännanud, et ma ei ole mitte midagi näinud peale mingi teeraja ja kuristiku, et mis juttu sa ajad. Ja siis ta läks, tule, tema juba inimesed läksid ees, et tule, hakkasin minema. Ja siis mul tekkis mingisugune, ma ei tea, kuskilt mingisugune laeng, energia ja see ütles, et kuuled, et tüüpi valetas. Et selles mõttes, valetades ei sobi inimesi motiveerida. Kuigi nüüd ma saan aru, et võib-olla vahest sellises olukorras on vaja. Ja siis ma ütlesin iseendale, et ma olen otsinud üles ja ma otseselt ei ole agressiivne, ma ei viruta talle, aga ma ütlen talle paar krõvedamat sõna. Ja siis kõndisin ma, ta ütles ka veel, et üle esimese künka, ma kündisin seal mingi 5 küngast. Kõik oli mingi tunniajased retked, ja siis ma jõuan mingi lõunaks kohale ja jõudsingi kohale ja vaatangi. Ongi Tiibeti lipud igal pool üleval, voila, suurepärane koht ja siis seal oli selline vaatepilt, see oli üks mägi vahepeal, 5456 vist on see õige, et see on maailma kõrgem süke nagu üleminek. Ja siis nägin ka seal, tuli taamalt välja kohvik, või oligi mingi maja. Lähen kohvikusse sisse, hurraa, aplaus, kõik sõbrad on kohal, kõik on rõõmsad ja siis said aru, et mis asja, et ma kaalun isegi sellist võimalust, et ma jätan mingise tühise raskuse pärast, mis on ainult füüsiline. Et mul ei olnud vaimselt mingisugust terrorit. Ma jätan lihtsalt oma eluga hüvasti. Ei, sellist asja ei juhtu. Ja ma ütlen ka teile, kallid sõbrad, et elus ongi raske, elus ongi väljakutseid, aga need raskused sa saad pöörata enda kasuks. Sa saad kõik selle ümber muuta ja me saame kõik selle heaks ka hoida ruumi. Ehk siis, kui me näeme, et kellelgi on raske, siis me oleme olemas tema jaoks. Ja nii oligi olemas see sama giid, kes mind ei tundnud, mina ei tundnud teda, aga sel hetkel oli ta minu jaoks olemas ja andis mulle selle tõuke kätte. Ja ütleme nii, et isegi tagasi minek sealt allapoole oli isegi veel raskem. Et selles mõttes ei ole see midagi see nii lihtne ülesmäge, allamäge kõndimine, et kui sa oled kuskil õhupuuduses, üritad hingata, hingad selle 3. õhku ainult, mis on võimalik. Et jah, ärge andke alla ja see tänulik, see tunne, mis pärast tekkis, et sa oled elus ja et sa saad nii palju asju teha elus, sest sul on kõik käed, jalad otsas ja rõõmus meel ja ilusad inimesed ümber ja selline vaimustav keskkond, nagu meil Eestis on. Et see toob meid järgmise punktini, mis on tänulikkus ja tänulikkuse vägi on vist mind kõige rohkem sellel aastal inspireerinud. Ma olen avastanud väga sügavuti, kuidas tänulikkus ja see siiras tänu. Võite ka teha ühte harjutust kodus, kas praegu või hiljem, et sulete silmad ja mõtlete lihtsalt tänulikkuse peale või nendele asjadele, mille üle te olete tänulik. Ja proovige ennast viia nagu niisugusesse kehalisse nagu transsi, et teil tekivad ihukarvad lähevad püsti ja
teil võib-olla võib ka hakata nii, et hakata nutma. Ja see ongi see kõige sügavam puudutus, mida mina olen avastanud, kus sa saad reaalselt minna sellesse tänu energiasse, kogu su keha on seda headust täis. Ja tänulikkus on ka mingi asi, mis naksti, sa võid sellega lihtsalt nii paljusid inimesi inspireerida, motiveerida, väestada, et see on tõesti üks kõige tugevamaid energiaid, mis on meie endi kõigi kasutada. Et see on nagu siuksed mutrid, mida saab keerata muudkui inimestele juurde ja sügavamale ja sellega neid kõiki siis päästada. Ja proovi sa näiteks tänulikkusega või naeratades, kus sa oled nagu siiralt tänulik, proovi sa siis öelda, et kuule, et sa näed kole välja. See tundub naljakas, see ei ole kindlasti mitte tõsi. Ehk siis sa ei saa tänulikkuse energiaga kellegile halba teha ja liiga teha. Ja ütleme niimoodi, et siis kindlasti ei tasuks iseennast teistega võrrelda, ehk siis tänulikkus peab tulema ka sulle endale. Ehk siis ole tänulik iseendale selle kehastuse eest, kes sa täna oled ja kuidas sa tegelikult suudad iseennast ka väestada. Sest me ei pea ootama, et keegi teine tuleks kuskilt ja annaks mulle väge. Mina ise olengi oma väesaadik siinpool maad. Ja järgmiseks tahaksin jagada teiega teenimise mõtet, ehk siis inglise keeles on väga tore sõna humble ja see humble olek on selline alandlik ja alati valmis minema retkele, minema missioonile, võtma ette kõik, mis on vajalikud selle suurema eesmärgi nimel. Ja siin pildil on siis see sama loovruumi kogukond. Mina olen kuskil praegu umbes siin koha peal ja see on meie tore seltskond, kes on teadlikud inimesed, loovad inimesed ja kes tõeliselt näevad seda koos tegemise jõudu. Ja see on üks koht, kus mul on au siis teenida seda kogukonda. Ja muidugi on ka noortekonverents täna siin see koht, kus mina saan teenida seda suuremat, laiemat pilti, et me kõik noored ja ka vanemad inimesed saaksime siit endale uusi inspireerivaid mõtteid ja jõudu selleks, et siis igasugustel põnevatel väljakutsuvatel aegadel, nagu praegu on, siis enda elu paremaks muuta. Siis järgmine hea mõte, mis on minu jaoks väga sügavaks läinud, on siis kuidas leida väge enda mõtetest. Ja siin pildil olen ma siis parajalt tegemas hommikust rituaali kuskil, ma arvan, 36. tunnil, mitte süüa. Ehk siis see on selline paast ja see mõnele võib tunduda täitsa hullumeelne, et kuidas sa lähed paastule. Et see paast on ju nagu raske ja ma ei saa süüa, ma tahan süüa. Aga tegelikult on võimalik ennast veepaastuga mitmeks päevaks, kui ka siis tegelikult mina seal samas lõkkevel tegin värskelt korjatud nurmenuku teed ja see oli nagu tõesti tõi kohale ja andis mulle aega iseendaga tegeleda ja iseenda mõtetega tegeleda. Sest kuidas läheb siis nii-öelda tegudeks? Tegudeks läheb siis, kui sa oled oma mõtetes jõudnud mingisugusesse faasi või mingisugusesse tegevusse. Et meie mõttemustrid on need, mis tegelikult suunavad kogu meie käitumist ja kõik meie sõnad järgnevad sellele, kuidas on meie mõttemustrid üles ehitatud. Ehk siis, kui me ise oleme teadlikud ja oskame suunata oma mõtteid, sest see, et meil mõttemustrid on mingid negatiivsed mõtted tulevad sisse, stress tuleb pidevalt sisse, see kõike on võimalik muuta ja mõjutada läbi enda teadlikkuse kasvatamise. Ja siis järgmise mõttega on selline tore pilt ka, mis mu sõbranna Kätlin tegi autost ja see võib-olla iseloomustab hästi seda, et kui ma sõitsin kajakiga mingisugune poolteist siis kuud ringi auto kogu aeg katusel, siis see andis minu jaoks nüüd hiljem nagu selline toreda peegelduse, kus ma ei saaks võrrelda ennast võib-olla hundiga, aga võib-olla see hea viide, et hundil mitu ametit, siis ma olen ka ise tundnud, et mul on nii palju erinevaid kirgesid ja need kired siis kogu aeg järjest
annavad mingisugust vastutust ja kui sa oled selle kire ja vastutuse otsas nagu seal tipus, siis see tähendab seda, et sa pead nagu iga hetke siis lõpuni vastutama, sa pead olema valmis tegema ukse esimesena lahti, tuled kustu panema viimasena ja olema valmis hüppama nagu rännakule kogu aeg, kõik missioonid, kõik mured, kõik konfliktid, kõik asjad ära lahendama. Ja kui sul on mitu sellist projekti paralleelselt, kõik nõuavad sinu tähelepanu, siis sa murdudki üks hetk ja sa teedki vigu ja sa oledki inimestele ebameeldiv. Et see on üks asi, mis ma olen nagu õppinud ka, et sa pead nagu suutma iseennast siis oma nende projektide vahel, kui sul on ka mitu projekte, meil on siin nii palju aktiivseid noori, et siis õppima seda fookust seadma, et sa võtadki tänase päeva selle jaoks, homse võtad juba järgmise asja jaoks ja sa suudad olla kohal nendes kõikides projektides. Ja aga kui sa oled ehitamas ikkagi kosmoselaeva või ükssarvikut, et Martin tuleb kohe räägib oma ükssarviku teekonnast, siis sa pead ikkagi võtma selle fookuse nii, et sinu täisenergia läheb kõik ühele projektile. Et selle suunas olen mina liikumas ja olen valmis selle nimel siis oma fookust teadlikult muutma. Aga millist siis kosmoselaeva ehitada ja mida ma soovin siin maailmas teha, siis see on üks väga, ma ei tea, kas sügav, aga väga suur ja oluline küsimus. Et ma ei saaks öelda, et ma ise oleksin kunagi sellelt teemalt nagu kõrvale kaldunud, et ma teen kõik projektid, kõik kired on minu seotud sellega, et kuidas ma saan maailma tegelikult paremaks muuta. Mis on need igapäevased tegevused, mis on need igapäevased projektid, millega ma seotud olen, kuidas nemad mõjutavad siis tegelikult kogu laiemat ühiskonda. Et kas ma suudan iga projektiga tuua suurema muutuse ette ja see on, ma arvan, see ka, mis minu teerajajaks ja suuniseks on. Ja siis, kas me oleme valmis aksepteerima ka seda, et elus kõik asjad muutuvad ja kõik on liikumises. Ja miski pole homme see, mis oli eile. Ja minu üks võib-olla kõige suuremaid projekte, millega ma praegu siis maailma soovin muuta ja teadlikkust tõsta on siis samas pildi peal võib-olla võite nagu natuke vihjeid saada, on siis reisiprojekt, ehk siis luua teadlike inimeste vaheline reisikogukond ja tuua kokku inimesed selleks, et me reisiksime teadlikumalt ja suudaksime veel paremini siis seda sünergiat ja harmooniat siia ilusasse maa peale, ilusasse keskkonda tuua. Aga jah, et see elu on üks suur teater, et kas me oleme nagu valmis aksepteerima seda, et siin on mingisugused muud jõud, mingisugused muud asjad käivad, igal ühel on omasugused teerajad, omasugused väärtused. Ja kas me oleme valmis tõeliselt aksepteerima seda, et me võib-olla olemegi publikus ja vaatamegi pealt, kuidas see suur teater käib. Või oleme valmis astuma ise sinna peaosaliseks ja vaatame, et kas me suudame siis muuta seda maailma tüki haaval. Ja võib-olla, mis on veel tähtsam kogu selle asja juurest, on hirmudest vabanemine. Ehk siis meedia, ühiskond kogu aeg survestab meid hirmudega, surub meid alla. Ja okei, tore on olla vahepeal kartuses hirmul, aga kui sa oled nagu endasse tõmbud ja hirmul, siis sa tegelikult ei lase oma tõelisel väel vabaneda. Sa ei vaata otsa iseendale ja ei teadvusta, milleks olema kõigeks võimeline. Ja see ongi see trikk, millest tuleb nagu ennast lahti haakida. Ja nüüd teile ka küsimus, kallid osalejad, millistest hirmudest ja kuidas olete teie vabanenud? Et jagage seda siis, minu nime kõrval on siis task, jagage seda sinna taskide kõrvale ja siis pärast vaatame korra, piilume ka seda, et kuidas see läinud on. Kuulama sisemist häält, kui paljud teist on reaalselt siis võtnud aja maha, mediteerinud, kuulanud vaikust, olnud hetkes ja tõeliselt nagu vaadanud iseendale sisse ja otsa, et kes olen mina ja mis mulle öeldakse. Ma hiljuti sain siis võib-olla aasta tagasi ühel tseremoonial teada
olles iseendaga terve öö tegelenud, et minu tõeline kutsumus on kõneleda ja selleks olen ma täna siin, et katsetada, et pidevalt areneda, et pidevalt kasvada ja selleks on kindlasti uued projektid mul ette võetud ja võtmas, et me saaksime kõik kasvada, selleks on meil vaja võtta aega iseendaga ja täielikult tunnetada, mis inspireerib meid. Ja seda ma loodan, et täna kindlasti te saate teiste esinejate poolt ka teada, et kuidas avada siis iseenda laekaid. Ja tänu sellele siis sa saad olla õnnelik, käies oma väerada. Elu üks võib-olla selliseid suuremaid põhiprintsiipe, mida ma olen siis kogenud läbi erineva kommunikatsiooni ja võib-olla iseendasse vaatamise, on siis ausus, et kui sügavalt ausad me oleme kõigis oma suhetes, oma kommunikatsioonis, oma käitumistes. Ja see määrab tegelikult väga palju, mis elus kõik juhtuma hakkab, sest mida ausamad, siiramad me oma olemuselt oleme, seda suurema väega inimesed me suudame enda ümber koondada ja seda sügavamalt me suudame tegelikult muutuda ja kasvada ja areneda. Ja selle juurest võib-olla on hea tulla ka kohale, ehk siis ma olen juba korduvalt jaganud ka seda mõtet, et kohalolek on üks kõige rahustavamaid tegevusi. Ehk siis see pilt on ühest minu kõige lemmikumast hobist, ehk siis lihtsalt paned nagu kahe puu vahele kiige püsti ja tõeliselt naudid seda kohalolekut, seda hetke, kuulad, kuidas linnud laulavad, mets kohiseb, kuidas päike sillerdab puude vahelt, kuidas silmad kinni pannes sa oled selles värskes õhus ja see kohalolek on tegelikult üsna, ma ütleks, keeruline, selles mõttes, et kui tihti me tegelikult ise oleme erinevates eluolukordades kohal, kui palju me suudame tuua ennast siia hetke. Et see on väljakutse, aga see väljakutse on palju lihtsam, kui me oleme teadvel sellest, et see väljakutse on meil olemas. Ja kohalolek mõjutab väga palju meie kõiki erinevaid tegevusi. Siis kui tuled juba teadvele, siis miks mitte ka teadvele tulla sellest, mida me toitume, kuidas me toitume. Ehk siis see, mida me endale suhu pistame, see kõik mõjutab ja loob meie keskel, meie ümber siis energiat. Ehk siis kas me oleme oma tõelises maksimaalses täies laias ulatuses, kas me suudame anda endast rohkem või näiteks mul toitumisnõustaja Katri aitas mul sellel aastal väga palju minna süvitsi toitumisse ja toitumises on üks olulisi asju on see, kuidas me seedime. Ehk siis, ja mis on seedimise tulemus, on see, mis on meile väljaheide. Kas sa oled kunagi analüüsinud, milline on sinu väljaheide? Kas see on nagu vedel? On see paks? On see midagi vahepealset? Päris huvitav on ju? Või kuidas sa ennast praegu tunnetad? Sellele mõeldes, kas see on piinlik sinu jaoks? Minu jaoks oli väga piinlik, aga siis Katri ütles mulle, et aga see ongi alus, see näitab ära, kuidas sinu mikrofloora siin keskel töötab. Ja see annab tõeliselt selgust, mis on vaja teha selleks, et parandada oma toitumist. Ja see annab sulle väga palju märke kogu aeg. Siis üks raamatu soovitus ka kohe, et kindlasti me saame aru, et keha on meie olulisem väärtus ja me peame sellega ennast pidevalt teadlikult tööd tegema. Ja see raamat andis mulle sihukese pirni, mis ütles kohe, et Toomas, kui sa tahad kaua elada, sa tahad täisväärtuslikult elada, siis maga hästi, maga sügavalt, puhka ennast välja selleks, et sa saad anda maksimaalset energiat. Ma mäletan, kuidas ma kooli ajal magasin esimesed 2 tundi tavaliselt ja siis vahepeal pinginaaber klõpsas, et nii, õpetaja kommenteeris midagi, et nüüd on sinu kord jagada. Ja see pani mind väga palju mõtlema, et kuidas meie
kehad on seotud unega ja milline väärtus on uni. Ja loomulikult kõik vitamiinid, mineraalid, meil on D-vitamiini puudus terve talv otsa, kas me teeme sellega endaga midagi või ei tee. Aga minu lemmik uus hobi on külm vesi ja sellega ma alustasin talvel, läksime Rappa 5 kilomeetrit, hüppasime vette, ma olin seal lõdisesin, hoidsin sellest äärest kinni 20 sekundit, rohkem ei suutnud. Tulin välja, mõtlesin, et mina seda kunagi uuesti ei tee. Aga siis, kui järgmine kord sisse läksin, siis sain aru, et ops, see on midagi uut. Mu keha hakkab harjuma, mu keha hakkab muutuma. See kõik loob minus mingisugust väärtust. Ja see külmal veel on tohutult igasuguseid mõjusid, et see on veresoontele hea, organitele, naharakud uuenevad ja mida nagu väga paljud veel kasutavad selle juures on see, et ta tegelikult põletab rasva. Et kui on sellega vaja tööd teha, siis see on väga hea võimalus. Ja saab kombineerida neid toredaid nagu vette minekuid ka väljasõitudega. Ehk siis minna loodusesse, minna reaalselt otse Rappa, mere äärde, jalutada, nautida seda ilusat olemist. Ja see on, ma arvan, meie Eestimaal on tohutu. See looduse ilu, mida mina sellel aastal avastasin tänu teatavatele asjaoludele, et meie kõik piirid ja kõik asjad olid kinni, siis oled sa siin hetkes ja kohal. Ja see loodus, mis mind puudutas, andis mulle selge märkme, et Eestimaal on vaimustav. See on tõeline paradiis, kus me oleme sattunud ja meil on nagu au olla siin ja kui me sellest aru saame, siis me saame nautida seda loodust ja lasta loodusel ennast parandada ja tõeliselt maandada. Et meil on kogu aeg mingid pinged peal, stress peal, mine korra loodusesse, kallista korra puud või mine paljajalu korra hetkeks ja sa tunned, kuidas kõik on läinud, ma olen täitsa kohal, rahul, puhanud. Et see on nii vähe asju, mis on selle jaoks vaja. Ja ütleme, puhas vesi ka. Ops. Siit juba läheb. Ops. Kas me saame korra tulla tagasi puhta vee ja õhu juurde, aitäh. Et siin on üks tore allikas, purskav allikas. Soovitan kõigil külastada. Puhas vesi on meie kehale ülioluline komponent. Ja ütleme, see puhas õhk, mida me olen palju kuulnud, ma olen Indias käinud 4 korda ja tõesti tunned iga kord, kui seal oled, siis nagu gaasimask oleks ees, kõik see pilv, mis seal lendab, tolmleb, et meil on siin nii palju ruumi ja õhku, et see on väga võimas. Aga tulles siis ajaväe juurde, et aeg on, mis meil kõigil kogu aeg kiiresti käib, ka mul on praegu siin aega 4 minutit ja see aeg muudkui lendab ja lendab, aga kuidas me saame sellest ajast võtta maksimumi? Kui me kiirustame, mis tähendab seda, et me mõtleme pidevalt sellele, et meil on vaja kuskile jõuda, meil on vaja kuskil midagi teha, samal ajal mingid mõtted käivad, või siis me toome ennast kohale siia hetke ja tõeliselt lõdvestume, saame aru, aeg on meie teenistuses ja meie suudame selle ajaga väga palju ära teha. Siis kogu perspektiiv muutub. Aga see on pidev mõttetöö. Pidevalt on vaja sellega iseennast ära teha. Näiteks ma käisin kontoris, tegin tööd, kiirustasin ära ühele sünnipäevale, pidin täpselt jooksma ja tulin 2 päeva pärast tagasi, avastasin, et mul oli suur küünal, nii kõrge, 4 väikest otsa ja selle 2 päevaga oli see küünal ära põlenud ja mul oli vaatepilt see, kus kogu küünlavaha oli igal pool laiali. Igal pool olid mingid pehmed asjad, mingid puust asjad ja ma mõtlesin, et reaalselt nagu see kõik oleks võinud põlema minna. Aga juhtunud, mind hoiti ja see pani mind väga mõtlema selle peale, et kuidas olla hetkes rohkem kohal ja mitte kiirustada. See kiirustamise energia sunnib meid pidevalt tegema vigu ja pidevalt ennast väljapoole siis sundima. Aga selleks, et me suudaksime õppida ja selleks me suudaksime kogu aeg olla rohkem teadvel, rohkem kohal. Selleks tuleks minu soovitusel panna enda igapäevased õppetunnid kirja. Ja seda võid ka teha iga nädalaselt, kui sa tunned, et igapäevaselt sa seda teha ei suuda. Siis see tõeline nagu, iga suhtlus on meile mingi peegel. Iga suhtlus annab meile mingit tagasisidet. Ja kui me suudame selle reaalse tagasisidega endale õppetunni välja noppida,
siis me oleme väga palju võitnud ja me suudame veel suuremaid asju korda saata, veel õnnelikumalt elada. Ja siis mul on olnud viimasel hetkel viimasel ajal on võimalus viibida näiteks ka mitmetel pidudel täitsa kainena. Mitte midagi ei tarvita, lihtsalt oledki kohal selles heas energias, mis inimesed sinu ümber loovad, see muusika, mis su ümber on. Ja siis tekib vahest tunne, et tahaks kirjutada, vaatad inimesi, analüüsid ja tahaks kirjutada ja panedki oma mõtted kirja. Ja läbi selle sa kogu aeg lood oma võimekust ja suurendad oma väge. Ja üks mu lemmiktegevusi on ka teha hommikul joogat ja see võib-olla näitab ka seda, et kui sa igapäevaselt teed iseendaga tööd ja võtad selle aja, et olla kohal, siis kõige suurem ja kõige väärtuslikum töö, mida me saame teha, ongi töö iseendaga. Et see, mis siin üleval toimub, see, kuidas me sellega ümber käime, see, kuidas me kogu eluga toime tuleme, et olles teadvel, olles kohal, siis see tõeliselt muudab, game changer, see muudab meie maailma. Et kui me ei võta seda, et me lähme tööle või kooli, et see on meie põhiasi, vaid see on meie siin sees, on meie põhiolemus ja me peame seda pidevalt arendama. Ja siis see peegeldub ka tegelikult edasi igasse projekti. Ehk siis, kui sa teed iseendaga tööd, siis see projekt, kuhu sa seotud oled või need projektid, siis need kõik muutuvad täpselt samamoodi. Ja ma ei tea, kas see sõna on teile nagu väga meeldiv, see võib-olla pole üldse õige sõna, aga see tunnetus, et kui sa kellegile saadad armastust ja kui sa võtad kõike enda ümber olevat ja end ümbritsevad tõelise naudinguga ja suudad armastada kõike, mida sa teed ja kõiki inimesi, kes su ümber on, ilma igasuguste hinnanguteta, siis see perspektiiv, see tunnetus, mis sinu elul tekib ja ka minu elul on tekkinud, see muudab väga palju. Ja see kirg lihtsalt muutub, aga üks väike trikk on see, et kui teil on mingi kallis inimene, keda te armastate või tunnete, et ta on väga lähedane teile, siis sosistage talle kõrva näiteks kallistades. Ma armastan sind. Ja vaadake, kuidas ta reageerib. Millised on tema tõelised sellised reaktsioonid. Ja vaadake, kuidas see teid puudutaks, kui keegi teile samamoodi teeb. See on väga võimas. Ja minu võib-olla viimase aasta selline kõige suurem ja kõige sügavam puudutus on kindlasti olnud küllus. Ehk siis teadvustada seda, et meil ei ole siin maailmas mitte millestki puudus. Meil on küllus. Meil on siin paradiis. Hallo, kosmos kutsub. Meil on paradiis. Usud või usu? Hakka juba uskuma, soovitan. Et see väike liikumine peab ära toimuma ja aru saama, et mõtlema, et kui on mingi asi, siis ma leian lahenduse. Kui on mingi võimalus, siis see tuleb ja ma täielikult usaldan seda. Sa usaldadki elu ja tead, et ülevoolavalt on kõike ja me ei pea tundma, et millestki on puudu. Aga ütleme, neid teemasid on nii palju, ma olen juba ammu üle aja, ma tänan teid kuulamast. Ma küsin ja vastan ühel küsimusele, ehk siis Laura on esitanud mulle küsimuse. Aitäh sulle, Laura! Ja see küsimus on siis olnud selline, et kuidas leidsid tee noortekonverentsile ja miks see sulle meeldib? Siin on pikk lugu, ma seda hea meelega saadan teile siis hiljem kunagi järgi konverentsi sotsiaalmeedia kaudu. Aga lühike lugu on see, et ma tulin Indiast tagasi ja siis mul oli 2 sõbrannat, kes meil olid õpilasliidust kohal selles projektis ja kellega me varem suhelnud ja nad kutsusid mind meeskonda. Ma olin seal täitsa mingi vabatahtlik ja ma üldse midagi ei teinud väga. Olin kohal, lihtsalt aitasin asju tassida ja panin kotte kokku. Ja siis muudkui järjest näitasin oma nagu soovi areneda, soovi kasvada ja siis üks hetk olin juba meeskonnas, tegelesin partneritega, võtsin see partnerusvaldkonna üle ja nii edasi. Ja siis üks hetk Märt Treier, kes siis 10 aastat tegi, helistas mulle ja ütles, et helistas mulle, ma olin Abakani poes ja ostsin mingeid asju. Ei olnud üldse kohal ja siis ütleb mulle, et kuule, et Toomas, mul on su jutt. Okei, jutt on ja nii räägi. Ja siis ütleb mulle, et kuule, et tead, selline oluline
asi, et ma tunnen, et minu aeg on täis ja ma olen teinud ja siis ma mingi okei, mis nüüd tuleb, on ju. Siis ta mingi, et kas sa sooviksid edasi vedada? Ja siis ma olin nagu, oota, mida? Ma olin täitsa tummis, ma mõelnud, mis asja, mis nüüd saama hakkab. Ja siis tegin esimese aasta ära ja siis sain aru, et vau, et see ongi see, mis mulle väga meeldib. Mulle meeldib kutsuda, siis võõrustada inspireerivad inimesi ja see on avanud mulle väga palju nagu sügava siis pildi kogu maailmast ja inimestest. Nii et ma tunnen, et täna me saame sellel teekonnal jätkata ja need tänased esinejad on kindlasti väga, väga võimsad. Nii et peatseni. Aga küsimus siis tuli ka Katariinalt, et kui ärkaksid üles, see ei tule siia, see tuleb hiljem, aitäh. Aga nüüd selleks, et ma tänan teid kuulamast ja nüüd selleks, et me saaksime veel sügavalt edasi minna, siis Kadri on meile teinud väga-väga sügava loo ja jagab teiega seda siis kohe. Olen taevane vägi selles maises kehas. Olen raudse kindluse torn. Lasen koormal kukkuda õlgadelt maha. Lasen mõistuse muredest priiks. Teenin tõde, kuhu teega ei viiks. Teenin tõde, kuhu teega ei viiks.